täiesti hullumeelne lumekogus on vahepeal maas sadanud, et ja pidi ju veits soemaks minema, aga nagu näha, siis 3. nädal on juba selle korraliku lumega ja külmaga ka. Nii et mul on ainult hea meel selle üle, sest pole erilasi, pole sääski, pole parme ja mis veel, külma puhul on see ka hea, et siis on soe suvi ka tulemas, kui uskuda nüüd vanarahvast. Aga kui vanarahvas puusse paneb, siis ilmselgelt tuleb jälle vihmane suvi. 2025, ma ei tea, kuidas mujal Eestimaal oli ilm, aga sadas ikka päris korralikult, ma ütleks ikkagi. Ja sadas nii, et hakkas sadama märtsi lõpus ja tuli niimoodi, et minust augusti alguseni välja vist kogu aeg vihma. Mõni üksik päev oli vist, pool päeva oli päikest ja see oli ka kõik. Aga jah, hetkel siis liigun siin ka raudtee poole juba vaikselt ja lähen tšekkan, mis filtrid seal on. Mul on mingi pilt ka tehtud sellest sööfiltrist, et muidu mul olid mingid Atlase filtrid, aga nüüd pandi mulle külmavee filter, siuke suurem katlamajja ja seal on siis sööfilter sees ja sööfilter ei ole kogu majale, vaid on pigem joogiveele. Nii et poole aasta tagant ma teda umbes vahetan, kuna siin Tartu vesi on ju niivõrd katlakivine, et siuke Brita kann või kohvimasin läheks niimoodi umbe, et vähe ei ole, kui sa seda filtrit ei kasuta ja kui ma selle sööfiltri panin peale seda, on nagu see olukord kordi paremaks läinud, nii et ei saa öelda, et oleks nagu halb. Aga jah, vaatasin just veekeedu kannu, eile tegin teed ja siis avastasin, et seal on katlakivi hakanud tekkima taas jälle nüüd üle pika aja. Ehk siis on see filter omadega vist juba õhtal. Aga mida täpsemalt siis nagu kaarauto pakub, seda ei tea. Bauhovis olid hinnad igatahes väga kosmodroom, et siin üks sööfilter sellest küsiti isegi 55 eurot ja teised olid siuksed 6 kuni 16 €. Et ma ei tea, võib-olla see on uus reaalsus aastal 2026, aga lähen tšekkan, viskan ise pilgu peale ja siis saab kohe jooksvalt vaadata, et kas siis on need hinnad sellised nagu Bauhovis või veidikene äkki paremad hinnad. Vaatan, kuhu selle auto panna saan. Kõik üritavad parkida ju otse treppi oma autosid, nii et suht keeruline see auto kuskile panna. Nii, ma vaatan, siin see mikker salvestab audiot, ka ma selle audio salvestamise võtan küll välja praegu. Nii. Aga jah, me siis kaarautosse paneme selle auto kinni ära ja telefoni tasku ja mütsi jätan autosse. Ma ei kujuta ette, kas siin peaks olema parkimiskell ka või? Tead, igal pool on, ma panen juba siia ka selle parkimiskella, nii et vaatame, mis see parkimiskell on. 14.31. Normaalselt neid agulipäevi näinud see kell juba, et igaks juhuks panen selle aja ka siia, et äkki siis ei saa trahvi. Ma ei tea, võib-olla saab. Savi. Ma nii palju kõvakettad ja asjad, need peaks autosse jätma. Küll ei viitsi poodi kaasa tõstada. Niisugust nänni. Autovõtit on ka vaja, muidu ei saagi seda autot lukku panna ja
Nii. Monel on ka mõistlik, absoluutselt ei ole. Ja mingi draama on siin jälle. Eestlastele draama meeldib, ma vaatan. Ikka täielikult. Ja, nüüd hakkame vaatama siis, kas ma leian selle filtripildi ka. Mul on tegelikult vist see filtripilt siin. Mingi tüüp see on, aga mis filter, seda ma täpselt ei tea nüüd. Ei tea. Rahvast on oma jagu. Tundub, et siin on veefiltrid. Oleks vaja nöörfiltrit. Siin on hind hoopis teine. See on nüüd 10. 5 mikronit. Vot seda on üht on sellist vaja. Household. Autoga nummermärgiga 381 MM. Palun olge hea, minge parkiga autoga. Väljas on draama, keegi parkis auto valesti. Võtan selle. Nii, äkki peaks ühe võtma siis 10, mis võtab suurema jama kinni. 1 mikronil on ka, ei ole. Fuck, huvitav, kas sealt vesi läbi tuleb üldse. Ma juba kahtlen täitsa. 1 mikron. 10. Mis see siis on? Ma ei näegi seda householti rohkem teist. See on ka 10. Võtan siis, tähendab 5. Võtan 2 tükki neid. Need siia. Siia ära need. Ja nüüd vaatame, kas ma sööviltega leian. Siin on mingid sööviltid ka, ikkagi ma näen. Mis see on? Söövalt värki on päris keeruline osta, ma ei tea, mis asi see. Äkki see siis või? Ma ei tea, kas see sobib. Carbon block, cartridge. Nii. Ma vaatan selle enda pilti ka, mis ma kaasa võtsin, selle väheke teistsugune võib-olla. Foto, kus see kuradi galerii on. Nii, leidsin galerii, aga ma ei tea, mis. Atlase filter on see. Vau. Atlase filter. Mul on mingi selline korpus, ei, üks on selline. Sakiga, teine on sirgega. Ja milline neist õige, seda küll ei tea. Samas see ei ole nagu väga kallis ka. 6 months.
6 kuud. Ma ei tea, ma ostan selle ja need. Vaatame, kas on õiged asjad või ei ole õiged asjad. Nii, keeran selle kaamera teistpidi. Kurat, seda ei tea, mis asi see on. See on ka 10 tolli. Äkki see sobib. Ma ei teagi, mis on vahe neil on siis. Üks on selline, maksab kuramuse 3,29. Drinking water. Aktiivsöö kassett. Selline on see teine. Mida iganes, ma võtan igal juhul selle praegu. Ja kurat, ma võtsin vist liiga palju nüüd. Nii, 3 tükki on nüüd. Ehk siis näha, kas sobib või ei sobi või peab poodi tagasi tulema. Pool aastat või? Ma vist päris poolt aastat ei hoidnud seda kasseti sees, veidikene vähem. Mingisugune 3 või 4 kuud. Ma kuskilt lugesin, et mingi 1000 liitrit peaks olema see. Siis peaks olema õhtal üks kassett. Nii. Iseteeninduskassasse siia. Üks filter. Teine. Ja 3. ka. Nii. See kaal. Kaal ka, ei tea. Kaarrauta kaardil läbi laskmused veel. Rahakott ära ja siis saad tšeki kotti. Ühesõnaga mingi soodukas tuli. Palju täpselt saan kohe teada, kui auto juurde liigun, nii et see kliendikaart ikkagi tasub läbi lasta. Ja kohe näeb, palju soodukat tuli siis. Filtrid ära taha istme peal viskama. Oba hakkaad siin lumega elama ka juba. Käest ära, üks lendaski juba kuskile. Fucking hell.
nii, on see käru sooja tagasi. Õnneks väga külmaks ei ole läinud. Aga mõtlen kohe, mis ta siis näitab. Kliendikaart näitab niimoodi, et on olnud, see hind oli mingi 11 eurtsi ennem, praegu ei näitagi, kajastugi see soodukas või kajastub. Nii, 2 tükki, sinu hind, muidu oli 6,70, mul on 4,58, 2 tavalist nöörviltrit ja siis see teine vilter oli 4,79 ja siis 3,29. Ma ei tea. Kokku tuli siis 7,87. Nojah, abiks ikka, ütleme niimoodi, et parem ikka kui mitte midagi. Aga vaatame, siit ära raha kotti panema ja mul tuleb lappesse ära kuhugina. Mis kell on nüüd see? Telefonist vaatame kella ka. See Gimbal on hea asi, ma ütlen selle Pocket 3-le, et mul see kaamera pilt muidu hüppaks nii, et vähe ei ole siin, aga kuna see hoiab face trackinguga hoiab seda pilti paigal, siis ei ole väga suur rahmeldamine. 14.43, okei. Sooja ära, selle masina ära ja mina kappan igal juhul nüüd edasi ja lõpetan praeguseks selle postitus ära ning mõtlen korra, kas oli midagi veel täna teha. Jah, on küll. Monteerida on vaja. Ja kui kunagi ühele poole jõuab sellega, eks ma siis seletan ka, mida ma täpsemalt monteerin. Aga tšau!